Eestis hakkab polaarpäevale sarnanev suvi otsa saama ning taevas muutub öösiti ainult pimedamaks, paljastamaks meie silme ette kogu nähtava universumi. Tänases videos räägime, mida põnevat on lähikuudel taevast näha ja kuhu poole tasub silmad lahti hoida. Esimene suur sündmus on 27. ja 28. juulil toimuv kuuvarjutus. Tegu on täisvarjutusega, kus maa kajastab oma varju kuule. Täielik varjutus toimub lõunakagu suunas, mis hakkab 27. juulil kell 22.30 õhtul ning lõpeb 28. juulil 13 minutit pärast südaööd. Soovitan silma peal hoida kuu varjukujule, mille kumerust vaadates saame võrrelda maa ja kuu vahelist suurust. Kui teil juhuslikult ei ole plaan kosmosesse minna, on see parim viis planeet Maa vaatluseks. Kui kesksuvel veel öösel vaadata taevasse, võib heal korral näha ka helkivaid ööpilvi. Need jääkristallidest koosnevad pilved on kuni 85 kilomeetri kõrgusel kosmosepiiril ja tänu maa kumerusele säravad ka siis, kui päike meile enam ei paista. Pilveselgetel öödel hoidke silmad lahti lõuna suunas, sest Marss ja Saturn on ka lihtsasti palja silmaga nähtavad. Eriti eredaks teeb nad see, et mõlemad on praegult väga lähedal maale. Iga-aastaseks augusti vaatamänguks on kujunenud see, kui maa läbib Swift-Turtle asteroidi poolt maha jäetud sabast. Hoidke silmad 11. ja 12. augustil südaööl taeva poole, sest näha on tähesadu. Kui teil õnnestub olla kohas, kus valgusmüra on vähe, siis soovitan ka taevast üles otsida Orioni pilvekogu ja Andromeda galaktika. Näha miljardeid tähesüsteeme ühes pilves palja silmaga on tõesti eriline kogemus. Selle kõige leidmiseks kasutan mina tasuta programmi nimega Stellarium, mis näitab, mida ja millal on Eesti taevas näha. Kui eelnevatest sündmustest midagi näha ei õnnestu, siis alati näete taevast meie enda galaktikaid ja muidugi mitte ära unustada satelliite. Tänan, et seda videot vaatasite. Erilised tänud muidugi neile, kes on jäänud meie kanaliga kõikide jagamiste, laikide ja heade kommentaaride eest. Hoidke silmad taeva poole lahti.